Nii ja tervist jälle kõigile, kes on sattunud vaatama Ivo järjekordset videot ja seekord siis oleks nagu teine osa sellest, kuidas ma siis suveks kuidagi pidivormi tahaks on ju saada ja kuidas mul siis läinud on ja kuidas see protsess natuke välja võiks näha ja natuke võib-olla mingit muud juttu ka juurde. Ja igastahes eks ikka kui elus võtad mingi raske asja ette, ma ei tea, hakkad õppima koolis kõvasti või hakkad oma dieeti pidama või mida iganes veel on ju, siis ega siis muu elu on ju seisma ei jää ja ikka tulevad need rasked asjad edasi, kaikad lendavad kodaratesse, nõnda ka minul, et mul on siin päris raske periood olnud vahepeal, et näiteks lihtsalt laps oli siin haige vahepeal, siiamaani on haige, et üldse öösiti ei maga, et mingi väga raske öö oligi siin niimoodi, et 3 tundi magasin, järgmine päev oli trenn, tuli kõvasti jõutõmmet rebida, et ja ega midagi, ega trenni tuli ikka minna, oma raskused tõstsin ära, ega alla ei saa anda, et kui ikka mingi eesmärk on, siis jah, vastu hambaid saame nagunii elus on ju. Ja paaril päeval on siin korralikud mingid peavalud olnud, et eile näiteks oligi jah, et ma ei saanudki väga raskusi tõsta, et panin peale küll ja tegin oma seeriad ära, aga peale iga seeriat oli siuke nagu haamriga saaks pähe, et jälle ei tea millest see tuli või mis värk oli, et poole päeva pealt hakkas pihta ja mis sa ikka teed. Aga muidu on nagu üldiselt hästi läinud, mingit nälga väga ei ole olnud, üks päev oli siuke raske kuidagi, ma pole veel eriti midagi maha ka võtnud. Ja nii ongi, aga selles suhtes, et lähme kohe edasi, ma panen siia mingid pildid endast ka, et eile sai just tehtud need pildid. Täna hommikul kõige madalam kaalunumber, mis ma üldse olen näinud, et 99,4 kilo, et siis ma olen kuskil 4,5 kilo maha tulnud ja hetkel võime siis vaadata, et mis need pildid siis minust näitavad nagu, et nii ja selline see hetkepilt siis nagu on, polegi nagu suurt vahet, et eelmiste piltidega võrreldes polekski nagu midagi alla saanud, et ma ei teagi, kus iganes see kaal siis läks. Selline enda arust tegin maru normaalse näo pähe, aga tundub nagu mingi vang suht. Nii ja oleme ausad, ega siin midagi ilusat küll hetkel ei ole, et mitte midagi joonista, näha on, et natuke vist trenni on tehtud, käsi on veidiki jämedam, aga jah, kes see dieedi alguses ikka ilus on ja ega oleme ausad, keegi ei taha selliseid pilte endast mitte kuskile üles panna, et milliseks inimesed ennast vahepeal siis off-seasonil lasevad, et tehakse see mingi ulmevorm on ju, piineldakse seal 4, 5, 6 kuud, mõni veel kauem ja siis sellest ainult pannakse pilte üles ja eks siis ongi inimesed arvavadki, et võib-olla, et selline see inimene siis välja näebki kogu aeg, aga jah, see on see tipp 2 nädalat, 3 nädalat ja sealt siis hakkab ju jälle üles tagasi see kaal minema. Siit külje pealt pilt, mis seal ikka, pole midagi väga head öelda enda kohta hetkel. Nii edasi võtsin selja tagant toppelt biitsepsi, mõtlesin, võtaks mõned poosid ka sisse, mida seal kulturismis näiteks kasutatakse, et siis kunagi kuu või 2 pärast on hea võrrelda, et siin natuke valgus ülevalt paistis, varjas selle alaselja detaili natuke ära, aga ei ole hullu. Mingi pildi ikka saab silme ette, et massi on natuke, polegi kõige halvem. Edasi kergitasin püksiserra ka natuke, et jala pealt ka võib-olla grammike detailikest oleks, et kui siin ikka vorm teravaks teha, siis mul jalgadel on see geneetika on nagu ta on, et ikka triibuliseks lähevad ja massi ka parasjagu on, et see jalapilt on viimastel aastatel päris huvitav olnud. Jah, poseerinud ma ei ole tükk aega, et lükkasin kõhupeki sinna kokku ilusti ja ütleme, et kui pingutada lihaseid, siis päris hull ei olegi enam, on ju. Vot siis sellised pildid siis minust. Ja katsume siis mingi aja pärast uuesti need pildid teha samas kohas ja samades poosides ja vaatame, kas midagi muutunud ka on, et paar kilo tahaks kindlasti maha saada, enne kui midagi võrdluseks siia panna. Aga vot nii ta ongi.
ja noh, natuke tahtsin sel teemal ka rääkida, et noh, toidulisanditest veits, et noh, siin nüüd inimesed jaguvad kahte leeri, et ühed räägivad, et ei ole vaja mitte ühtegi lisandit, et vormi ennast saada, noh, teised jälle räägivad, et ilma üldse ei saa, võib-olla kolmas leer on ka, need on need, keda üldse ei koti ja kes ei teagi asjast võib-olla midagi ja ei viitsi uuridagi, aga ühesõnaga noh, mina ikkagi natukene midagi ikka tahaks kasutada, et ütleme, et noh, sellised tuntavad lisandid ikka, näiteks mingi kreatiin, et kui sa seda ikka võtad või ei võta, et ma ei tea, ma ütleks väga-väga suur vahe on seal jõunäitajatel ja kõigel, et kui palju seda jaksu ja seeria pikkus seal on ja noh, kes ei taha, see ei võta, kes ei usu asjasse, no ärge uskuge ja noh, mis seal ikka, ega ei hakka siin kedagi ümber veenma, et noh, jällegi mingid D3 vitamiin näiteks meie Põhjamaade kliimas siin, et mina võtan seda nagu aasta läbi ja on mul vahepeal nii olnud, et lõppeb otsa see D3 vitamiin ja noh, kas siis olen unustanud tellida või mis iganes ja ei ole teda nädal või kaks või ja ausalt öeldes see annab tunda ja noh, ma ei tea, lihtsalt öeldes ongi nii, et kas sa lähed jalgrattaga Tallinna või mersuga, et minu meelest toidulisandid nagu teevad kõvasti mugavamaks selle asja ja mina kindlasti neid kasutan, multivitamiinid, liigeste toeks siin näiteks ikkagi MSM-i ja kollageeni, noh kreatiinist juba rääkisin, et noh, ja võib-olla vahepeal ma olen kasutanud selliseid asju nagu, mis aitavad magada väidetavalt, et mul isegi üks asi toimis, mingi kaba oli äkki või, et täitsa kindel enam ei ole, minu arust mul sõber ka proovis seda, ütles ka, et täitsa hea asi oli, aga noh, jällegi ei hakka kellegi usku pöörama siin, eks te ise teate, mis te teete ja nii ta ongi. Ja siis, millest ma veel jah, aeroobsest trennist tahtsin rääkida, et mul on kaaluga selline lugu olnud, et mis ma olen teinud aeroobset 1 tund ja 40 minutit siis nädala peale. Hetkel on hea olnud, kaal on natuke ikka langenud, kuskil pool kilo nädalas. Ja siis on selline lugu, et mul üks trenn muidugi nädalavahetuse peal, pühapäev või vahepeal laupäev, vahet ei ole, tõstan seda kuidagi ringi, nii nagu võimalik on. Ja siis on niimoodi, et nädalavahetusega alati, näiteks kui mul eelmise nädala esmaspäeval oli 100,5 või 7 kaal, siis ma sain alla ilusti 99,7 nägin ära reedeks, siis see kaal esmaspäevaks peale nädalavahetust hüppas jälle tagasi sinna 100,5, et põhimõtteliselt 200 grammi oli vahet ja hullult masendav on nagu ja seda on mul juhtunud juba põhimõtteliselt mingi 3 või 4 nädalat järjest ja ausõna nagu kopp hakkab ette saama ja ma ei tea, mis värk seal nädalavahetusel on, et kas ma siis tööl liigutan nii palju või kuidagi ma ei saa ise ka aru ja ühesõnaga see nädal mul tuli jälle 99,4, noh eelmisega võrreldes siis paarsada, 300 grammi jälle maha on ju. Aga kuidagi jah, liiga masendav on see vastik kaalu kõikumine, et see hakkab nagu ajudele suht ja ongi niimoodi, et noh, ma mõtlesin, et okei, minul on selline geneetika, et mina ilma aeroobse trennita ei pääse lihtsalt, et mõned teevad ilma vormi, söövad vähe või vähem ja saavad ennast ilusti teravaks. Mina olen proovinud seda kuradi näljutamist ja ühesõnaga mina ei saa ja ma ei tea, tee või tina, ühesõnaga ma teen seda aeroobset trenni pigem ja põletan need kalorid ära ja söön rohkem, et mul kuidagi see pilt on parem, enesetunne on parem, et ma pigem näen vaeva ja teen niimoodi oma asju, vot. Ja see on mul testitud värk juba aastatega ja mida rohkem tööd viitsisin teha, seda paremini kuidagi see vorm tuli. Üle ei tohi ka muidugi töötada 3 tundi aeroobset päevas üle. Mina arvan nii, jah, mõne arust on hea, mingi jah, ultramaratoni vennad panevad üldse siin 24 tunni jookseni, et jah, las ta olla. Ühesõnaga, mina lisan nüüd järgmine nädal tund aega aeroobset, lihtsalt panengi eraldi päeva
panen tund aeroobset sinna ja siis mul kokku tuleb 2 tundi ja 40 minutit, nii. Ja sellega ongi nagu kõik, et ega ma praegu hetkel ei oskagi rohkem midagi öelda, et pildid sai üle vaadata. Noh, ma ei tea, minul on siin muidugi kirjutatud ka Messengeri, et millest võiks rääkida ja kuidas ja et kui tekib jälle järgmiseks selle suveks vormi video jaoks siis mingeid ideesid, noh selle ma ilmselt panen siis üles, kui ma olen 2 kilo jälle maha saanud, ehk siis äkki mingi kuu pärast, et kirjutage mulle, et millest võiks nagu rääkida, et millest te aru ei saa või kuidas see asi on. Vot. Ja nii ongi, ma arvan, et ma tõmban siit otsad kokku, kuskilt saab subscribe'i panna, saab like'i panna, kui meeldivad sellised fitnessi videod teile ja ega nii ongi, aitäh, kes vaatasid lõpuni ja tõmbame siit otsad kokku. Head aega kõigile, jah.